Sellel päeval avanes kollase maja ees pisut teistsugune vaatepilt. Pukanuta oli tulnud heale ideele korraldada üks mõnus spordipäev kõigile soovijatele. Valmis oli pandud käbide kaugusviskeplats, kõrgushüppekoht, kaugushüppekast, millest tuli maanduda lehe hunnikusse. Samuti oli kavas puuotsa ronimise võistlus, roomamine ja võidujooks. Nüüd võib vist sportimisega pihta hakata. Teeme soojenduseks ühe jooksu ümber maja. Kõik asusid kiiruga maja ümber tiiru tegema. Hüppame ka soojenduseks. Siis võiski spordipäev alata. Kuu juures hakkasid loomad käbisid viskama. Kaugushüppest võtsid osa Pidu ja Lauake. Teil läheb hüppamine kohe väga hästi, kiitis Pukanuta. Ma olen natukene harjutanud ka. Kõrgushüppes olid tublid Rebane ja Luud. Luuaka on vist ka salaja hüppamist proovinud. Puuotsa ronimisest võtsid osa Oravad ja Pukanuta. Tähelepanu, valmis olla. Läks! Mina võitsin. Pukanuta, kas oled kuldmetsa võtnud? Ei ole. Oravad on ju puuotsas alati nii kiired. Roomamisvõistlusest võtsid osa peale Vaiba ja Vihmausipere veel 2 kummalist olevust. Mina olen Nastik ja see on mu sõber Rastik. Tahtsime enne talveuinakut veel midagi lõbusat teha. Mina kardan neid usse. Ära karda, nad ei tee midagi, kui sa neid ise ei torgi. Vaibal oli päris roomajatega raske sammu pidada. Kõige lõpus tehti koos võidujooks Sipelga pesanit. See oli päris väsitav. Vaata, kes seal on. Laevas lendas Liin, kes hoidis nuka vahel paberirulli. Ta viskas selle rohule. Pukanuta avas kirja. Ja Pukanuta koos sõpradega. Tuleme teile homme oma lennumasinaga järele, et saaksite meie metsahoidja külas mõned päevad veeta. Jääme teid rõõmsalt ootama. Siin illus. See saab küll vahva olema. Mina tulen ka. Spordipäev lõppes lõbusa jalgpallimänguga. Vajuta kirjeldatud tegelastele, kes on oranži värvi ja roheliste silmad. Õige, Pukanuta. Kes on vana, roheline ja 4 jala. Õige, Tukitool. Kes on pruunikat värvi ilma jalgadeta ja teeb susisevat häält. Õige, Rastik. Kes on ümmargune puust ja 4 jala. Õige, Lauake. Tubli.